tere! Selles videos räägime Tigarist kui väravast Rahvusraamatukogu digitaalse kogu juurde. Tigari võib laias laastus jagada kaheks. Üks on digitaalarhiiv ja teine Eesti ajalehtede portaal. Mõlemale andmebaasile saab ligi aadressilt tigar.ee. Digitaalarhiivi kasutajaliidese kaudu on kättesaadavad nii digiteeritud kui digitaalselt sündinud väljaanded, raamatud, ajakirjad, erinevad pildimaterjali, maakaardid, digiteeritud originaalillustratsioonid, postkaardid ja plakatid ning ka näiteks Rahvusraamatukogu kogudest digiteeritud helisalvestised. Eesti ajalehtede portaali kaudu on kättesaadavad Eestis kunagi ilmunud ja ilmuvad ajalehed, nii päevalehed, nädalalehed, maakondade ja valdade lehed kui ka organisatsioonide ja väliseesti ajalehed. Mõlema andmebaasi kasutamisel peab meeles pidama, et suur osa väljaannetest on kasutatav vaid Rahvusraamatukogus koha peal. Põhjuseks autoriõiguse seadus, mis sätestab vaba kasutamise alles 70 aastat peale autori surma ja ka kirjastajate poolsed kasutuspiirangud. Kui väljaanne ei ole kättesaadav, siis on tema pildil või ajalehe puhul vastaval kuupäeval tabalukku märk. Seepärast on väljaspool raamatukogu olles ja embast-kumbast andmebaasist otsides mõistlik kasutada valikut otsi ainult kättesaadavaid teoseid. Siis kuvatakse otsitulemustes ainult sellised teavikud, mis on kõigile vabalt kasutamiseks. Vaatame nüüd täpsemalt andmebaase eraldi ka. Esiteks digitaalarhiiv. Selle esilehel on võimalik teostada otsingut nii kogu arhiivi sisus kui ka ainult osas sellest, kas siis ainult raamatute, perioodika, pildimaterjali või kollektsioonide hulgast. Vaikimisi otsitakse üle kõigi otsinguväljade, aga saab valida ka sobiva välja rippmenüüst, kas pealkirja, autori või märksõnaväli. Otsiakna kohal on võimalik sisse lülitada funktsioon, mis võimaldab sisestatud sõna otsida ka teoste sisust ehk täistekstist. Lisaks otsingule on võimalik arhiivis leiduvat ka lihtsalt lehitseda, seda siis ekraani ülaosas sakkide kaudu. Kõigi sakkide sisu on jagatud temaatiliselt, välja arvatud pildimaterjal, mis kõigepealt jaguneb kaartideks, illustratsioonideks, plakatiteks ja postkaardideks ning alles siis temaatiliselt. Vaatame ka väljaande lugemise võimalust digitaalarhiivis. Otsisin raamatu, see juhtus raamatukogus. See raamat on vabalt kättesaadav ja seda on võimalik kohe lugema hakata. Klõpsates nupul Vaata avatakse raamatu lugemise keskkond ehk vaatur. Raamatut lehitseda saate kas klõpsates lehe allosas asuvatel lehekülgedel või suure pildi kõrval asuval noolekesel. Vaatame ka lehekülje ülaosas asuvat tegumiriba. Siin pakutakse erinevaid võimalusi lugemiselamuse parandamiseks. Pööraksin tähelepanu ka mõnele asjale, mis peaks olema teile meelde jäänud. Selleks, et panna loetavale raamatule näiteks järjehoidjat, peab olema portaali sisse logitud. Ja lisaks, kui raamatul või väljaandel on mingisugunegi kasutuspiirang ehk ta ei ole vabalt kättesaadav, siis lõikamise ja salvestamise võimalusi teile vaaturis ei pakuta. Teeme siia juurde ka ühe otsingu ja väikese ülevaate Tigari ajalehtede portaalis. Sinna saab ka digitaalarhiivi esilehelt, kus on link otsi ajalehe artikleid siit. Teile avaneb ajalehtede portaali esileht, mille kaudu on kohe võimalik teha otsingut või lehitseda ajalehti kas kogumite või kuupäeva järgi. Samuti on võimalik ajalehti lehitseda ülemiste sakkide kaudu, kas siis nimetuse või kuupäeva järgi. Vaatame siis, milline näeb välja ajalehtede andmebaasi vaatur. Selleks teeme ühe otsingu ja otsime tantsujuht Maie Orava kohta artikleid. Otsi tulemused tuuakse teile ekraanile üksteise järel ja siit on pealkirjale klõpsates võimalik artiklit lugeda. Valisin siit esimese artikli Maie Orav ja meestetants pälvisid lokulaua. Ja nüüd me olemegi siis ajalehtede andmebaasi vaaturis, kus paremal pool te näete siis artiklit nii, nagu ta on ilmunud paberajalehes. Klõpsatest
Artikli peal parema hiireklõpsuga saate ette aknakese, mille kaudu on võimalik artikliga teha mitmeid tegevusi, näiteks seda suurendada, lõigata artikli tekst välja kas pildina või PDF-failina või kopeerida ta tavalise tekstina. Lisaks on võimalik siit kaudu artikkel lisada ka oma loenditesse ja loendite kasutamiseks peab meeles pidama, et siis on vaja siia andmebaasi sisse logida. Head kasutamist!